tere, armas kuulaja! Üle pika aja saad kuulata podcasti ilusatest asjadest. Mina olen aksessuaaridisainer Kadri Kruus ning minu külaliseks on täna inimene, kelle tööks on loojate ilusaid lugusid teisteni tuua. Tere, Meisi! Tere, Kadri! Räägi, kes sa oled ja mida sa teed? Minul on olnud päris raske ennast niimoodi selgitada, et kes ma olen, et ma ise pean ennast kirglikuks hingeks, kellel on sellised palju huvisid, niimoodi, et ma võin vahepeal olla kohati hüplik, sest ma tegelikult olen pidanud ennast väikest viisi kunstnikuks, sest ma kunagi tegelesin klaasikäsitööga ja siis ma hakkasin pildistama ja fotograaf olen ma siiani, aga see fotograafia on toonud minuni hästi palju toredaid ja ilusaid asju veel ellu, et see viis mind ajakirjandusse ja olen olnud siis ajakirjanik, reporter ja toimetaja päris pikka aega. Ja nüüd ma siis tegelen väikest viisi turunduse ja kommunikatsiooniga. Tegelikult sa vastasid ka juba mu järgmisele küsimusena suuresti, et ma oleks tahtnud järgmisena küsida, et kui sa oled ajakirjanik ja et miks sa oled jäänud sellise disaini ja moevaldkonna peale ja tavaliselt sa kirjutad artikleid loovinimestest, et minu järgmine küsimus olekski olnud, et kuidas just see sinu passion on. Et aga nüüd ma juba sain sellele vastuse, et sa oled tegelikult ise ka vaikselt juuripidi seal sees, et ma teadsin, et sa oled fotograaf, aga ma ei teadnud, et kas sa oled oma kätega midagi. Jaa, mul oli selline periood, et kui ma käisin keskkoolis, no mul ei olnud halli aimugi, mida ma tahan teha. Ja see oli nii naljakas, et ma käisin Pärnus Sütevaku humanitaargümnaasiumis, mis on selline, kõik lähevad ülikooli edasi ja kõik juba teavad nii hästi, mida nad oma eluga teevad ja mina olin siuke mulle väga ei meeldi koolis käia ja umbes selline, aga mul on alati selline käsitöö suund meeldinud. Ja siis ma sattusin kuidagi sinna Pärnu Punasesse torni, kus oli klaasi töökoda. Ja selle kõrvalt ma hakkasin tasapisi pildistama ka, et mul hakkas sellist 2 suunda ja seal klaasi töökojas ma ise valmistasin siis klaasehteid vitraažitehnikas, sulatasime seebialuseid, küünlaaluseid, väike sükene hipitüdruk Meisi tegi seal, aga kuna meil oli sõpradega selline väike seltskond, kes omavahel pildistas üksteist ja mu sõbranna isa on ka selline hobifotograaf, siis tema nakatas päris mitmeid meie seltskonnas ka pildistama. Ja kuidagi minul kasvas siis niimoodi paralleelselt välja, sest tuli ka majanduslangus ja ma jäin tööta ja siis see pildistamine hoidis mind nagu kuidagi pinnal, et ma pildistasin portreefotosid, pildistasin pidusid, kuursaalis mingisuguseid läbusid. Pulmasid, sünnipäevasid ka. Ja pulmasid, sünnipäevasid ka, jah. Aga kõige enam mulle meeldinud selliseid portreesessiooni, sest ma õudselt innustun inimesest kui sellisest, tema olemusest ja mulle väga meeldib avada inimesi. Et kui inimene ütleb mulle, et minust ei saa head pilti, siis mul on kohe mingi, vaatame seda asja. Aga sa enam ei tahaks pildistada selliseid pidusid või selliseid situatsioonifotosid ei taha või reportaažifotosid ei taha teha? Ja mulle väga meeldib street. Mulle meeldib selliste hetkede tabamist teha küll, aga tihti need peod on nagu sellised, et nad on ikkagi sellised poseeritud ja kõik näod peavad olema jäädvustatud ja sõbrapildid, et enamasti kui tavainimene ikkagi tellib omale sünnipäevale fotograafi, siis tal on, see on mingisugune teatud kuvand, mida see inimene soovib ja see on nagu selline selle fotograafia külje süke vähem kunstilisem pool minu jaoks. Et see on nagu hea võib-olla raha teenimiseks, aga ta otseselt hingele võib-olla nii palju ei anna. Sulle kui loojale, et ta ei ole väga... Ja. Et selles mõttes ma nagu väga palju seda nüüd enam ei ole teinud, et nüüd mul on pildistada meeldinud sükseid outfit'e ja sellist natuke moesuunda. Et ma hakkasin pildistama siin Tallinnas näiteks Stella Kavadovskit, kellel on siis oma elustiili blogi ja siis ma ka kuidagi rohkem süvitsi läksin sinna maale.
aga selle klaasi teemaga sa praegu ei ole rohkem kokku puutunud? No ma käin jah, ainus kokkupuude on see, et kui ma sealt eest mööda käin, siis ma vaatan, kunagi ma tegin ja mul on Pärnu kodus on mõned sellised klaasist esemed veel alles ja siis ma natuke heldimusega neid vaatan, et kuna praegu ikkagi võib-olla rohkem vaba aeg hakkab tulema siin suve poole, et siis ma mõtlen, et äkki läheks läbi ja vaataks, teeks mõne asja jälle. Tuletaks meelde ja, ja. On sul alles need asjad? Ja ma kinkisin neid hästi palju laiali, ma mäletan ka, aga mõned asjad on alles, et mis ma vanemale kinkisin, need on nüüd ka mulle jäänud vanemast ja et üht-teist ikka on. See on mõnikord tore vaadata. Jah. Aga nüüd sa tegelikult oled ju täiesti selline arvestatav ajakirjanik, et kui inimesed loevad moeartikleid või arvustusi, siis nad tegelikult tihti näevad, et seal on autoriks Meisi Võlt. Kuidas sa selleni jõudsid, kas sa õppisid ajakirjanikuks või? Ei ole õppinud jah, et ma ikkagi teen päris palju kire pealt asju, et kuna ma sattusin tööle Elu24, ma olin ma astun sammu tagasi, ma olin Delfis kunagi fotoosakonna juhi asetäitja, võib öelda siis jah, et ja siis ma ikkagi nagu jäin töötuks mingi vahe ja siis sattusin Elu24 tööle ja seal siis tekkis kuidagi see moesuund minu jaoks selline tõsisem, sest ma sattusin mingitele moeüritustele, aina rohkem ja rohkem hakkasin käima nendel ja ma avastasin, et see on nagu nii kihvti ilus maailm, et kuidagi selline uus aken avanes, et loomulikult seal Elu24 ma tegelesin telesaadete, kontsertide, muusika ja kõigega ja see moesuund oli selline nagu uus ja huvitav minu jaoks. Et meelelahutusest ta ei ole küll alati selline kõige võib-olla klikitavam, et inimene tahab ikkagi mingisugust võib-olla skandaali ja intriigi. Moevaldkonnas ka seda juhtub, et küll üht-teist siin moelavadel on juhtunud, milles kirjutatakse ja võib-olla ka mõned disainerid omavahel natukene avalikult kaklevad, aga üldiselt jah, et ta tekkis mul selline nagu armastus kõrvalt kuidagi. Aga sa tegid siis fotosid sinna või sa hakkasid juba kirjutama midagi vaikselt? Pigem oli see selline ürituste kajastus ja vahepeal pildistasin ka mõnda asja ise juurde ja kuidagi ta niimoodi läks ja vahepeal võtsin niisama fotoka kaasa mõnele üritusele ja sellest sain aina rohkem innustust. Ja kuidagi mingi vahe oli mul selge, et ma tahakski sellega rohkem tegeleda ja ma tahakski rohkem sellest kirjutada, aga ma ei ole nagu iseennast kunagi selliseks suureks moeeksperdiks niimoodi pidanud, vaid lihtsalt mulle meeldib tähele panna, vaadelda, kuulata, lugeda selle kohta. Ja siis kuidagi juhtuski, et mingi aja pärast ma olin Õhtulehes moetoimetaja. Ja siis ma sain ka ise, tegin artiklitele pilte juurde ja kirjutasin selle kohta ja võib-olla päris suur asi on ka see, et ikkagi tuleb kuulata ja kõrva taha asju panna. Et kui sind ikkagi mingisugune valdkond isiklikult nii palju huvitab, siis see lihtsalt jääb kõik külge. Jah. Kui ma küsin su käest niimoodi, et see on natuke kiuslik küsimus, et esimesed 3 moedisainerit, kes sul kohe Eestis pähe tulevad? Võib-olla Tiina Talumees, sellepärast, et tema on selline, kes kuidagi oskab naisi niimoodi hästi naiselikult ja ilusti riidesse panna. Viimasel ajal mõlgub mul meeles ka hästi palju Diana Arno, sellepärast, et ma olen ise kuidagi teda rohkem kandma hakanud. Moedisaineritest veel äkki Aldo Järvsoo, sest ma olen kuidagi innustunud kohati tema sellisest nägemusest ja ta oskab nagu üllatada ja kuidagi see tema meelsus on nagu hästi klappinud ka minu meelsusega mingi hetk, aga kummaline on see, et mul ei ole ühtegi Aldo asja endal, aga ma niimoodi kaugelt imetlen teda. Jõuab veel. Aga need on jah sellised 3, mis niimoodi esimesena praegu kuidagi. Pagan, Virtuosa on ju ka üks mu suur lemmikuid, sest minu jaoks ta on selline värske tegija, kes näeb seda
naiselikkust, seksikust, aga see ei ole kunagi muutunud labaseks, mida ta teeb, et see on selline peen seksikus, mida ta oskab panna riietesse ja mulle tohutult see tema joon meeldib. Sulle pigem imponeerivad sellised naiselikkust rõhutavad disaini? Jaa, sest nüüd mulle meeldib ka kõrgeid kontsi kanda ja mulle meeldib võib-olla, kui mu dekoltee on kohati liiga avar, aga mulle meeldib see, et mõni moelooja võib-olla läheb natukene liiga kuidagi üle piiri mingite asjadega ja naised tohutult armastavad nende asju, aga see peab olema niimoodi, et ta natuke näitab, aga mitte liiga palju või rõhutab mingisuguseid asju, et näiteks võib-olla mõni figuuri embav kleit on palju seksikam kui avara dekoteega minikleit on ju, et see on kuidagi selline tunnetuse küsimus. Ei, ma olen täitsa nõus, et see on selline, et see on midagi sellist, mida sõnadega ei oska kirjeldada, aga see miski. Yeah. Aga kui sa oleks nüüd 10-aastasele Meisile öelnud, et Meisi liigub niimoodi siin Eesti moeringkonnas ja tunneb kõiki, teab kõiki, mis ta oleks arvanud sellest? Kas 10-aastane Meisi tahtis saada selleks, kes ta praegu on? 10-aastane Meisi joonistas ilmselt küll, et ta joonistas paberile mingisuguseid disaine ja pani pabernukke riidesse. Et seda ma tegin ohtralt kogu aeg ja mul oli terve vist kodu neid täis, neid rõivaid moejooniseid. Et võis küll olla, et tol ajal ma sellest pisut unistasin, et aga ega ma nagu niimoodi üksikasjalikult täpselt ei mäleta, et ma olen nagu olnud siuke otsija eluaeg. Et kooli ajal veel eriti, et ma hüplesin niimoodi ühest asjast teise, et ma käisin saviringis, käisin laulmas, käisin balletis, käisin jalgpallis, et ega ma täpselt ei tea, aga mingisugune see loomingu pisik on alati olnud see, mis jookseb kõrvalt ja mis ei ole kunagi päris ära kadunud. Aga 20-aastane Meisi, milline 20-aastane Meisi oli? Tahtis ka naiselikke kleite kanda või vastupidi? 20-aastane Meisi kandis ketse, tenniseid, ütles, et tema ei pane kunagi kõrget kontse jalga, miks peaks naised siuksed asju andma? Rikub jalad ära. Converse'id on kõige coolimad asjad ja tal olid juuksed sassis, tal oli hästi palju kihiti igasuguseid triiksärke, jakke, meeste lipse, märke, siuke kergelt pungilik, boheemlaslik, selline värvilised sukapüksid, siuke täis laks boheemlane ikkagi, selline karvane ja hängisin ka punkarite seltskonnaga ja ega ma väga hästi ei teadnud, mis ma teha tahan ka, et see oli siuke veel mässumeelne. Et ma ei oleks kunagi arvanud, et mind hakkavad siuksed võib-olla sel ajal, ma ei arvanud, et mind niimoodi ilusad asjad huvitavad. Küll aga foto oli ikkagi teema. Aga kui sa peaksid kirjeldama enda igapäevast, ühte tööpäeva enda praegusest elust, siis milline see välja näeb? Et kui sa võtad ühe päeva näiteks, võtame näiteks sul eelmise esmaspäeva, sa suudad meenutada, kuidas su eelmine esmaspäev välja näeb? Ma arvan, et eelmine esmaspäev, ega ma täpselt ei mäleta praegu niimoodi peast, ma pean kalendri lahti võtma, siis mul on kõik kirja pandud sinna, aga viimasel ajal nüüd praegust seda eriolukorda arvestades, mul on palju sellist kodukontoris istumist olnud, et tegelikult enne seda eriolukorda oli niimoodi, et ma jooksin hästi palju ringi igal pool ja käisin kohtumiselt kohtumisele ja tegin kuskil põlve pealt laptopiga, vastasin meilidele ja kirjutasin mingisuguseid uudiseid või mõnda intervjuud lahti. Aga praegu on ka tegelikult päris palju minu tööpäevad olnud arvutidega istumisi, suur osa meilide vahetusi, telefonikõnesid, intervjuude lahti kirjutamist ja sest mul on ka mõningad sellised sisuprojektid olnud, kus ma olen siis intervjuusid teinud, neid kirja pannud, mul on olnud klient, kes mult tellib loo. Et selliseid asju olen teinud päris palju. Aga üldiselt on siuke arvutiga istumine ja mulle meeldib ka pildistada, et mingi vahe ma teen omale tööpäeva vahele, siis teen meigi pähe, panen midagi selga, teen mõned pildid oma sotsmeediasse näiteks. Et ka sellist asja on päris palju. Aga muidu on igav tööpäev üldiselt, nagu siuke arvutidega istumine, telefonikõned ja sellised asjad.
aga palju see eriolukord üldse sinu jaoks muutis, et kui varemalt sa said kohtuda inimestega, et siis kas eriti vahet ei olnud, et sa nüüd sa pidid neile helistama või oli seal suur vahe, et või vastasid nad meelsasti kirjadele või on ikkagi lihtsam inimestega kohtuda või? Mingi vahe mulle tundus, et tead, see kohtumine on ka selline, et ma ikkagi alati mõtlen, mis ma selga panen ja kas mu juuksed on puhtad ja mis meigi ma nüüd omale teen, on ju, et kogu aeg on nagu see selline asi olnud, et mingi hetk mulle tundus, et see on aja raiskamine, et ma käin kohtumiselt kohtumisele, et mu terve päev koosnebki kohtumistest, aga ma ei saa mitte midagi tehtud. Et siis ma jõuan koju, võtan arvuti lahti ja hakkan nagu seda päriselt asju ellu viima. Ja siis oled juba väsinud. Ja siis mul on juba juhe koos, ma ei jaksa enam midagi teha, mul on tohutu lugupidamine nende inimeste vastu ja ka emade vastu, kes suudavad teha hommikust õhtuni olla asjalikud, sest kohati ka mul on võhm täiesti väljas, et kell tiksubki siin 6, ma olen nagu kohvi omal silmili täis joonud on ju ennast ja mulle käib energia nii alla, et ma ei jaksa enam mitte midagi teha. Aga mis sa teed siis, kuidas sa, ometi sa oled ju nii tegus, et kuidas sa sellest välja tuled või kuidas sa ennast motiveerid, et kui tuleb selline madal punkt, sa tead, et sul on hästi palju teha, sul on vaja mitu intervjuud lahti kirjutada või mõni uudisnupp veel teha ja galerii kuhugi üles panna, et kuidas sa ennast inspireerid või motiveerid? Ja sellepärast mul ka see eriolukord praegu on hakanud aina rohkem ja rohkem meeldima, et ma ei pea nendele välimustele ja sellistele asjadele nii palju tähelepanu pöörama. Enda välimusele siis, jah? Ja enda välimusele just eriti. Kas sa istud siis pidžaamaga ja teed neid? Ja ma lähengi, mul on dressipüksid jalas, tegelikult see on ju teine filosoofia hoopis, et soovitatakse ikkagi tööpäevaks panna kodus ka teksad jalga ja viia end sinna meeleollu ja rütmi. Aga ma teen väikse jalutuskäigu, et mina saan hästi palju energiat ja inspiratsiooni ikkagi loodusest, värskest õhust ja praegu see kevad on lihtsalt nii suurepärane aeg, et eile ka ma võtsin omale lihtsalt sellise päeva, kui ma olin looduses ja see päike, värske õhk ja kõik see laeb energiat täis, et mine kuskile jalutama, hinga värsket õhku, kallistama koera, kassi ja kuidagi see laeb mind hästi palju. Et ma praegu ei hakka igasugustest toidulisanditest ja muudest asjadest rääkima, aga see on üks selline suur asi küll minu jaoks, et praegu ma tunnen, et lihtsalt on olnud aega rohkem seda teha ja see annab energiat ja täidab hästi palju. Mõelda enda peale ja vaadata, mida sööd ja jood ja palju jalutad. Ja. No muidu ma olen ekstravert selles mõttes, et ma saan hästi palju energiat ka suhtlemisest, aga kuidagi praegu on olnud see natuke nagu teistpidi tasakaalus, et sul on rohkem aega tegeleda iseendaga. See laeb teistmoodi. Ja see laeb jälle teistmoodi ja tegelikult meil ongi alati ju võimalus teha see telefonikõne kellelegi ja arutada asju, et see ju ei kao mitte kuskile, et mis asja. Kui sa oled kohtunud palju erinevate loominguliste inimestega, siis kellega sul on kohtumine olnud kõige keerulisem või kellega sul on olnud kõige raskem saada näiteks intervjuud? Või tuleb sul mingi selline eriti markantne lugu meelde? Meelelahutusajakirjanikuna on olnud selliseid asju küll, et mõni muusik näiteks Eestis on selline, kes on ebaviisakas meelelahutusajakirjanikega. Ma saan aru, et neil on tehtud haiget või mõni näitleja, et nende sellist musta pesu või ma ei tea, abielulahutust või mis iganes on nagu toodud avalikkuse ette. Aga see on ajakirjanike töö, et nad ei ole isiklikult tegelikult halvad ja neid ennast võib üldse ei huvita see asi. Aga on oldud väga ebaviisakaid äraütlemisi, et ma toon ühe näite, näiteks Jarek Kasar, kes ütleb, et tema ei taha intervjuusid anda. Ma ei taha anda, aga ta räägib suga juttu ja chillib kuskil nurgas ikka ja on selline ülimõnus vend, aga lihtsalt ta intervjuud ei soovi anda. Ja see on okei, ma täiesti aktsepteerin seda ja või siis on olnud nagu
noh, ma võin tuua ka näite, et näiteks me teame, on ju, et Tanel Padar on kohati natuke tujukas, on ju, et ta mingi hetk on nagu, võib olla nagu väga lahe homie sul, järgmine hetk ta kõnnib sust mööda, nagu sind polekski olemas, on ju, nagu sa polekski temaga rääkinud. Et mul on nagu selliseid kogemusi olnud, et noh, eks neid nimistuid on veel või on mõni vahva selline Eesti väga kuulus lauljanna, kes võib-olla laseb lihtsalt terve videointervjuu sellepärast uuesti üles võtta, et teda natuke vale koha pealt, vale nurga alt filmitud. Et noh, ma mõtlen, et vau, et sa oled teles olnud ja muusikavideodes igal pool, et sind on ju iga nurga alt juba filmitud ja jäädvustatud, on ju, et kuidas see nagu võimalik on, sest näiteks kui mina hakkasin rohkem olema ise mingites galeriides ja asjades, jaa, tõesti väga palju koledaid pilte oli, on ju, aga ma kuidagi harjusin sellega ära, et näed, et noh, sa oledki sina, sa oledki vahepeal kole, noh, see jäädvustus on kole, mis seal ikka, on ju, et mingid siuksed asjad on olnud üllatavad. Inimestel on raske natuke ennast kõrvalt vaadata, et see on ma täiesti saan aru, et tegelikult ongi raske ennast kõrvalt näha ja on raske ennast näha pildi pealt, on raske tegelikult ennast kuulata ja sest need vead tulevad paremini välja, sa kuuled ja näed, mis võib-olla isegi ei ole tegemist vigadega, et me oleme kõik inimesed, need on inimlikud aspektid meie juures, et sest paratamatult nii on. Mõtle, ma olin ju meelelahutusajakirjanik, kes tegi hästi palju videointervjuusid ja ma ei suutnud kuulata ja vaadata mitte ühtegi enda videointervjuud. Et ma kirjutasin neid lahti umbes mälu pealt, sellepärast, et ma ei suutnud vaadata, kuulata, sest kõik kas nüüd suudad? No nüüd ma olen tasapisi rohkem hakanud suutma, aga eks ikka ei ole väga meeldiv, jah. Aga vastupidi, mis on, kui ma küsin su käest sellist täiesti vastupidist kogemust, et mis on olnud hästi positiivne või hästi tore. Ma pean ühe negatiivse kogemuse rääkima. No ütle enne see negatiivne, aga ütle pärast positiivne ka. Mul on siiamaani hinge peal, kui ma alles alustasin meelelahutusajakirjanikuna, ma olin hästi kollane, selline, ma tõesti ei teadnud, mitte roheline, ma ei teadnud mitte midagi väga ja ma ka nagu tahtsin innukalt teha ja siis ma sattusin intervjuud tegema sellise inimese, kes on hästi palju kaua töötanud selles valdkonnas, kellele ma vaatasin siis alt üles, et vau, et ta on nagu see eeskuju, oli Maire Aunaste ja ta käitus minuga intervjuul nii halvasti, et see on mul siiamaani nagu südame peal, et see oli siiamaani nagu siuke kurb, et ma tundsin, et ma olen nagu ülihalb kõiges, mida ma teen pärast seda intervjuud. Aga tegelikult neid asju, mis on mind inspireerinud, on ikka väga palju. Et neid Õhtulehes töötades ma tegin näiteks Ott Kiivikasega intervjuu ja ma poleks kunagi arvanud, et tegemist on nii laheda tüübiga. ja noh, tõesti neid pigem on neid hästi palju, neid positiivseid kohtumisi ja vestlusi, et ja samamoodi ka moeloojad ja disainerid, kes ise kuidagi, kui sa näed, kuidas nad teevad armastusega oma asja või kui on nagu raske, aga nad ikkagi näevad vaeva ja ikkagi leiavad ja otsivad uusi võimalusi, kuidas teha, et enamasti ikkagi on positiivsed, et võib-olla ongi see, et need negatiivsed mingid asjad jäävad lihtsalt paremini meelde, sellepärast, et neid pigem on vähem. Ma võiks küll nii öelda. Et muidu sa seda ei teeks, kui ei oleks nii palju positiivset. Ja et ikkagi ma saan innustust, et olgu see siis laulja või disainer või mingisugune muu selline nišivaldkonna inimene, et ma praegu, neid positiivseid ikkagi on enamasti palju, aga ma niimoodi... Jah, ma peaks sellele nüüd nagu mõtlema pikemalt, et mul tuleks, äkki mul siin veel intervjuu käigus sähvatab mõni konkreetne ja eriti üllatuslik asi. Aga praegu sa oledki ju seotud Tallinn Fashion Weekiga, mis toimub järgmisel nädalal ja seekord täiesti uut moodi. Räägi kõigepealt, kuidas sa üldse Tallinn Fashion Weekiga seotud oled ja kuidas sa sinna tiimi sattusid? No ikkagi oli see, et samamoodi, kui ma meelelahutusajakirjanik olin, siis ma sellest moevaldkonnast aina rohkem innustusin ja ma hakkasin Fashion Weekidel käima.
ja järjest mitu aastat ja hakkasingi kajastama seda ja Fashion Week on olnud üks stressirohkemaid aegu minu jaoks kui ajakirjaniku jaoks. aga miks ta stressirohke on, et ometi kõik saavad kokku, on ilusti riides, isegi oleme kohtunud seal, kõik on ju tore, tehakse pilti, et selles mõttes saadakse kokku, jällegi jagatakse emotsioone, vaadatakse ilu moelaval, vaadatakse teineteise üksteise outfiti, kuidas jälle keegi on nii stiilne ja samas sõlmitakse ka päris palju uusi kokkuleppeid, tehakse uusi plaane, et see on ka selline koht, kus tegelikult tulevad uued koostööprojektid tihti. Ja, et no see tähendab seda, et kui sa oled kõikidel showdel ajakirjanikuna umbes 5 kella 11 teed sa tööd, kui sa paned veel õhtul mingeid asju üles, võid teha 12-1 tööd, siis sul hakkab kell 9 veel tööpäev, kus sa pead panema veel mingeid asju üles, intervjuusid lahti kirjutama, galeriisid üles panema, uusi lugusid tegema, siis sul on kella 5 tööpäev, siis sa vahetad ruttu riided ja lähed jooksed järgmisele moeshowle. Ja pead ilus välja nägema, kindlasti siis tehakse pilti. Särama. Ja siis 3. päeval oled täiesti väsinud. No näiteks siin sügisene Fashion Week ongi juba 3.-4. päev on niimoodi, et sa jood päeval kohvi ja õhtul veini, et sa oled niimoodi jalul, aga et lähed võib-olla selle esimese showle, oled natukene selline vare, aga siis jällegi sa kohtud nende inimestega, vestled ja jälle on nii tore, et see kõik jällegi laeb samal õhtul jälle täis. Et ja aastaid niimoodi ma olen Fashion Weeki fännanud, kajastanud ja teinud ja siis eelmisel nüüd sügisel, kui ma tulin ajakirjandusest ära, mul oli septembrikuu oli viimane Anne Stiili veebijuhina, siis ma mõtlesin, et ma tahaks proovida kuidagi vaadata, mis seal teispool on. ja siis ma olin Tallinn Dollsi tiimiga, aitasin neil Fashion Weeki show'd teha. Ja siis ma sain juba natukene niimoodi tunda, et mis seal teisel pool olla, kuidas on olla ühes disaineri tiimis. Ja väga hull päev selles mõttes, et tõesti need show'd, mis töö seal taga ikkagi on, et see on vägev. Et see hetk seal mõni, ma ei tea, 10 minutit võib-olla show'd on ja et see on ikka nagu tohutu töö tegelikult disaineritel ja nende tiimil. Ja siis juhtuski niimoodi, et uuel aastal sain peakorraldajat Anu Kikaselt telefonikõne, et tere Meisi, et kas sa tuleksid meile kommunikatsioonijuhiks. Ja kuna mul hetkel ei olnud mingit sellist nagu püsivat tõsist töökohta, siis ma mõtlesin, et jaa, muidugi, nii äge, see oli mu nagu siuke elupäev, et ma olen nagu nii armastanud seda Fashion Weeki ja kõike seda melu, mis selle ümber on käinud, et nüüd ma saan olla osa sellest. Et see tundus minu jaoks siuke dream job, et selles mõttes nagu hästi kihvt ja seda ongi hästi mõnus teha olnud, et mul on kuidagi see tunne, et ma olen nagu kõige selle südames, mida ma olen nii kaua fännanud ammu, et nüüd ka neid show'sid vaadatud, me võtsime kõik show'd juba salve. Kuidas teil nüüd, et ma pean korraks kuulajale veel ütlema, et seekord on siis Tallinn Fashion Week täiesti teistmoodi. Kõik show'd on üles filmitud ja neid näeb virtuaalselt, et inimesed omavahel ei kohtugi ja väga vist ei kohtunudki, et seda me kohe Meisil kuuleme. Ja seda te lükkasite ka edasi tegelikult Tallinn Fashion Weeki, sest varasemalt on ju see olnud varem, aprillikuus. Pidi märtsis olema. Märtsikuus. Jaa, pidi märtsis olema ja me ikkagi lootsime, et see olukord läheb mööda, et siis oli plaanis, et teeme nüüd maikuus ja vaatasime, et see eriolukord ei lähe mööda kuidagi ja oli siuke hirm, et äkki jääb ära üldse. Sest et disaineritel olid ju tegelikult kollektsioonid valmis. Tegelikult kõik olid ju valmis ja nii palju tööd ja vaeva näinud, et ka minuga suhtlesid mõned disained, ütlesid, nad ikka loodavad, et toimub, et nii palju ka nagu on investeeritud sellesse kõigesse ja tegelikult moodne maailm liigub ju aina rohkem internetis ikkagi ringi, et selles mõttes on nagu nii vahva, et käia selle ajaga kaasas ja teha seda virtuaalselt siiski. Muidugi Fashion Week on olnud ka ju see, et kõik see melu on nagu osa sellest olnud, et nüüd natukene seda sellist face-to-face publiku melu on nagu vähem, et kõik ongi selline virtuaalne.
aga jaa, me võtsime kõik show'd niimoodi salve. Aga kuidas see salvestamine käis, et tuli siis disainer oma 10 modelliga, et see praeguses olukorras et kindel, et seal ei levitanud midagi? No selles mõttes, et viisime kohalolevate inimeste arvu miinimumi, et kõik olid seal ka, et see tiim oli niimoodi suurte vahedega seal, et oli fotograaf ja siis videotiim, kes selle kõik üles võttis ja tuligi disainer modelliga, stangeriietega sisse ja ühe modelliga, et kõik showdes kõnnib siis enamikel disaineritel üks inimene, kes lihtsalt vahetasid ruttu riided ära, kõik käis hästi kiiresti, sest ajakava oli ka siuke tempokas. Modell juba tuli meigi ja soenguga sinna. Aga meik ja soeng ometigi me palusime, et modell võiks ikkagi nagu ise teha. Et see oli meie selline soov, et modell ikkagi teeks omale ise, mis tähendab ka seda, et võib-olla need soengud seal on väga lihtsad ja meigid üsna naturaalsed. Et eks te seda näha saate, aga et olekski selline, siiski tähtis on ju see ka nagu riietus, et me saame ikkagi seda moekunsti näidata praegusel ajal, et kuidas nagu vähegi saab. Aga jah, meie eesmärk oli minimeerida inimeste siis kohaleolu, et tuligi üks disainer või stilist siis modelliga sisse, vahetasid see riided, läksid kohe minema. Puhastati kõik stanged ära, järgmisesse siis kohta siis tuli uuesti modell disaineriga, et seal koha peal nad paralleelselt niimoodi ei oleks ja kui on, siis nad on väga eraldatud kohtades, et ei ole sellist kitsat backstage'i. RGB-s, et seal on siuke hästi suur laohoone ja selliste suurte vahede koridoridega niimoodi, et sinna me mahtusime ilusti hajali ära. Et ja ikkagi korralik catwalk, et ei... Jaa, hästi ilus tegelikult moelava tuli sinna, et see näeb kõik siuke professionaalne ja hea välja ikkagi. Ma jään väga ootama seda huviga, et tegelikult üks virtuaalne moeshow meil on juba olnud või isegi 2. Lilli Ahilo ja Diana Arno on teinud virtuaalselt näidanud oma riideid ja tundub, et see läheb aina populaarsemaks, sest et ja teistpidi see on ju tegelikult hästi hea, sest niimoodi jõuavad disainerid rohkemate inimesteni, et olgem ausad, kui meie siin saame praegu rääkida, et me kohtume igal sügisel ja kevadel Fashion Weekil ja nii tore on üksteist näha ja nii tore on näha neid inimesi, kes on seotud selle valdkonnaga, siis tegelikult ega sinna väga palju inimesi korraga ei mahu, sest väga palju pileteid te ju ei müü, sest neid pileteid lihtsalt ei olegi, sest need disaineritel on ette nähtud mingid kohad, mida nad saavad enda klientidele siis lubada. Press on press on ja väga ei jõuagi jah, et ja olgem ausad, need mõned tuhanded inimesed, kes sinna tulevad, on ja nad ei ole ainsad, kes Eesti disaini armastavad ja ostavad, on ja nemad tegelikult praegu see jõuabki jah tõesti, et seal võib-olla ongi Tartus keegi, kes nagu tohutult Eesti disaini armastab ja soetab ja nüüd tal on võimalus esireast oma kodusse show ära vaadata ja disaineriga ühendust võtta. Päris paljudel on ka oma veebipoed. Et veebipoed, sest olgem ausad küll, võib-olla ei osteta nii palju mingisuguseid õhtukleite ja luksuslikke asju, aga ikkagi ostetakse Eesti disaini veel edasi. Et päris nulli ehk ei ole see kukkunud, loodetavasti. Ma loodan ka seda. Et ikka tahetakse omale ka mingisugust sellist rõõmu ja ilu, et ma isegi hiljuti komistasin, kuigi ma lubasin endale, et ma ei osta mitte midagi. Mis sa ostsid, võib küsida? Jah, ma ostsingi omale nüüd Diana Arnold kostüümi, sest vestid on väga moes sel kevad-suvel. Ma ostsin omale vestiga kostüümi, mis on praktiline. Ma põhjendasin selle endale ära, et see on praktiline, ma saan igasuguste asjadega need kokku sobitada. Et natukene ikkagi sellist on, aga... Praktilist meelt. Aga võib-olla jah, kindlasti on raske uusi kollektsioone müüa. Et mina olen ka selline, kes ostab tihti vanemaid kollektsioone, et lihtsalt ei ole võimalik osta kõige uuemat 500, 600, 700 eurost kleiti või kostüümi või mantlit omale. Aga mis sa arvad, kas nüüd hakkavadki show'd ja
disainerite esitlused toimuma virtuaalselt või? Ma seda ei arva, seepärast, et ikkagi inimesed armastavad koos käia. Inimesed ikkagi armastavad üksteise lähedust ja ideid põrgatada ja noh, on ju ka see nali, vaata, et vahel suitsunurgas sünnivad kõige paremad ideed. et ma arvan, et see samamoodi kehtib ka praegu, et ikkagi inimesed tahavad koos käia. Muidugi minu arust oleks see kihvt, kui oleks selline virtuaalne võimalus showdega ikkagi käiks käsikäes, et miks mitte ka sinna näiteks pileteid müüa, et see oleks samamoodi, et kõik inimesed saaksid jälgida. Muidugi, mis on tore, et Tallinn Fashion Week ikkagi toimub praegu tasuta kõigile, et sellist piirangut ei ole, et kellelgi jääb see sinna pileti taha. Kõik saavad vaadata teisipäeva, kolmapäeva õhtul Elu24 veebis kell 6 kõik show'd ära. Kas teil on mõni üllatus ka seal? Meil on tegelikult selline hästi kihvtilt niimoodi saate vormis tehtud, et seal on nagu ka vaheklippe ja palasid, mida vaadata, et ei ole ainult catwalk, vaid on natukene ka võib-olla seda tausta näha ja natukene on ka meil ikkagi õnnestunud publikut kaasata. On publikut õnnestunud? Kuidas? On mõned sellised moefännid ja austajad, kes ka saavad kaasa rääkida, oma hinnangut anda ja samamoodi ka tegelikult oleme me üleskutse praegu välja kuulutanud siis DFV Front Row ehk siis oma kodus sa oled esireas jälgimas seda show'd ja me ikkagi tahaksime, et inimesed ka näitaksid meile, kuidas nad seda show'd vaatavad ja naudivad. Et mida nad siis mida nad kannavad? Jaa, just, et me ikkagi saame ka oma kodus panna kontsadi ilusa kleidi selga ja huuled ära värvida ja noh, naised veel eriti võib-olla tahavad ka natukene sellist edevust vahepeal ja sellist üleslöömist, et me innustame kõiki näitama ja meil tuleb ka sel aastal publikugalerii. Et nagu nüüd on põhjust, tore! ja samamoodi ka moeloojad, et tegelikult sul on võimalus oma lemmikdisainerile ka niimoodi sotsiaalmeediateel toetust näidata, on ju, just, jah. Ma arvan, et see on disaineritele väga, väga oluline, et ma ise oleks küll väga meelitatud, kui ma mõne pildi just enda toodetega sealt leiaks. See ei olnud vihje. Mina muide juba tegin ühe pildi. Jaa, oi, kui tore. Aitäh sulle. Alati on nii soojendav näha selliseid fotosid või kui keegi päriselt kannab su loomingut, siis on jah, et see looming ei ole see, mida sa korra kannad ja see jääb sul kappi seisma või vaid et seda minu arust ka selline hea disain ikkagi on see, mida sa tahad korduvalt kanda ja mis võib-olla lubab anda endale erinevaid nägusid. Praegu lihtsalt moemaailm ja kogu maailm liigub sellise praktilise ja taaskasutuse poole, et aina rohkem tasuks nagu disaineritel ka mõelda selle peale, et kuidas nende looming saab selline olla, mis võiks elada veel aastaid inimese kapis tervet elu, käia väljas maailma vaatamas kogu aeg. Nüüd ma hüppan siit natukene ka enda loominguga seotud teemadele, et me oleme siin juba pikalt rääkinud, aitäh sulle, väga tore on olnud, väga põnev on olnud, aga küsin mõned sellised lõpuküsimused ja minu loominguga hästi haakub küsimus, et mis on sinu käekotis? Täiesti praegu ausalt, mis sul seal on? Minu käekotis on kindlasti kätekreem ja desovahend praegu. Siis on Raekoja platsilt ühe armsa tädikese käes ostetud nahast rahakott. Siis on seal alati mõned meigitooted, hästi palju igasugused huulepulki ja huulepalsameid on mul alati kaasas. Igaks juhuks on ka jumestuskreem, sest ma kipun alati tormama ühest kohast teise ja siis ma higistan ja siis ma saan omal meiki kohendada. Hunnik salfakaid, sellepärast, et mul on selline aastaringne nohu. See on vist paljudel eestlastel. Vist küll, jaa. Ma mõtlen, kas on midagi, alati mul on märkmik kaasas, mul on siuke nagu üks aksessuaar on ikkagi füüsilisel kujul kalendermärkmik, kuhu ma panema omale kirja, mida ma pean tegema, kuhu minema, mis mul on siuke võib-olla päeva või nädala to-do list. Ja see peab olema ilus välja nägema, see märkmik kindlasti ka, et need on siuksed nagu esimesed asjad, mis mul niimoodi pähe kargavad. Pähe kargavad. Mis seal võib olla?
On sul mõni kindel põhimõte, mille järgi sa elad või mõni selline, millest sa väga pead? Mina usun energiasse, aga ma ei ole selline, kes on selline voodoo või nõiakunsti energiasse uskuja, vaid ikkagi sellesse, et mida ma ise välja saadan või välja käin ja kuidas ma ka teiste inimestega suhtlen. Et näiteks kui on mingisugune halb olukord kellegiga, siis ma proovin mitte pidada pikka vimma või jääda sinna takerduda, vaid sellega niimoodi heaga võita. Et ma usun ka seda, et kõik, mida me teeme, tuleb ringiga tagasi, on ju, et mida me välja saadame ja tegelikult maailmas on väga palju halba, et on väga palju haigusi, on väga palju vaesust, on väga palju kõiki neid asju, et kuidas me vähegi saame ikkagi ilu siia tuua, et minu jaoks see ilu ja disain ja kunst, see on ka üks asi, mille pärast ma seda armastan, et see on nagu teraapiline. Et see annab nii palju rõõmu ja see, kuidas me ise teiste inimestega käitume, et vahel, kui ma olen kuidagi, ma olen ka üsna kohati võib-olla temperamentne ja kirglik, ma võin kogemata öelda midagi nagu liiga 10-sse otse, et mul on ka imeline oskus lõigata inimeste hinge kohati väga teravalt ja siis mul on ikka väga paha pärast, sellepärast et see on nagu see negatiivne asi, mille ma olen välja saatnud, et ma proovin elada oma elu ikkagi nii, et see oleks positiivne ja mulle meeldib elada ka õrnalt natuke nagu lillelapse mentaliteedis, et uskuda inimestest head. Et nad on head ja toredad ja soovivad just, head. Et ma arvan, et see ei ole midagi halba, kui me oleme natukene naiivsemad kohati mingite asjadesse, kui peab. Või kui peaks. Aga jah, et eks ma olen ka igasuguseid nagu vastunäppe sellega saanud on ja kõvasti, aga ma siiski ei kahetse seda, et mul on ka komme võib-olla unustada, et ma liigun edasi, et näiteks ma jätan selle inimese sinna paika, ma liigun edasi, sest maailmas on ka nii palju head. Ja just see asi ka, et ma otsin headust ja ilu sellistest lihtsatest asjadest, et mul kipub näiteks iga sügis olema sügismasendus, siis ma ka nagu tegelen sellega teadlikult ja otsin näiteks a la kas või selles, et kui mõni parfüüm lõhnab nii hästi või mõni käekott on nii ilus või päike paistab, et või see mõni lugu on nii hea, mulle tohutult meeldib muusikat kuulata ja või imetleda seda, kui geniaalne on keegi olnud oma loomingus, et ma siis otsin sellistest väikestest asjadest ikkagi sellist ilu ja positiivsust ja tuge, ja ma arvan, et see on hästi palju mind edasi aidanud ja seda ma soovitan ka teistele, et võib-olla kui tunned end natukene üksikuna või kuidagi sellised hetked tekivad, et siis sellistest asjadest ilu ja tuge leida on nagu, see ei vea sind kunagi alt. Et sa kunagi ei saa pettuda selles, et praegu paistab päike, on ju. Et sellised kindlad asjad maailmas, on ju. Muidugi tasub ka hoida enda ümber inimesi, kes ka nagu sinusse usuvad, et hoida enda ümber võib-olla sellist ringi ja ka ise uskuda teistesse, et siis sa liigud ka läbi elu edasi aina paremini, et toetades üksteist ja saades ka ise tuge, kui sul endal on down periood. Et ma arvan, et see võiks olla üks selline asi, mis on minu selline moto või mida ma üritan endas kasvatada ja arendada aina rohkem. Pigem sellist headust ja positiivset ellu suhtumist. Aga ma olen ka üsna sarkastiline inimene, et selles mõttes see ei tähenda, et ma kohati irooniline ei oleks, aga ma tahaks, et minust ikkagi domineeriks minu ümber sellist positiivset energiat. Ma arvan, et siin sellise ilusa sooja mõttega on tegelikult ka väga tore lõpetada sellise positiivse mõttega. Aitäh sulle, Meisi! Nii tore, aitäh, et sa oli väga tore intervjuu. Mul on hea meel. Meie rollid olid täiesti vahetuses, sest tavaliselt me oleme kohtunud teistmoodi. Et ma jään ootama põnevusega Fashion Weeki ja loodan, et sügisel me kohtume
juba päriselt füüsiliselt koha peal. Ehk ikka, kus ta pääseb? Maskides võib-olla. Maskides võib-olla. Aitäh sulle! Aitäh!